Tere, tere! Merike siin numbrite keelest. Täna vaatame siis seda, et milline lapsevanem sa oled ja seda siis ka sünnipäevade järgi. Aga eelkõige siis me ju kõik soovime tegelikult olla ju head lapsevanemad ja vanemaks olemine ei ole juhus. Ja meie sünnikuupäev määrab väga palju seda iseloomu, et millised me siis oleme. Ja see muidugi peegeldab ka seda sinu käitumist siis lapse osas. Ja igal numbril on oma vibratsioon ja muidugi, kui sa siin kanalil juba pikemalt oled olnud, siis sa tead, kuidas need toimivad. Ja ma näen selles suhtes numbrite keeles väga hästi, kuidas mingid numbrid töötavad ja täna ma vaatan ainult siis sellest aspektist siis sinu sünnipäevast ja see on väga-väga üldine. Et kui sa nüüd mõtled seda, et sa oled seal mingil teatud kuul ja aastal ja elutee ja kõik asjad mängivad rolli. Ja muidugi, kui ma teen sünnikaardi lahti, siis see mängib nagu totaalselt väga palju rolli. Aga siiski, selline põhiolemus on meil igalühel olemas. Et ma vaatan siis jälle gruppide järgi. See video tuleb selles suhtes väga lühike ja lööv. Aga hea meelega jälle vaatan teie kommentaare, et kas te tundsite ennast ära ja kuidas see teie puhul töötab ja kindlasti pange ka kommentaarid siia. Et ma vaatan siis jah, et milline vanem sa oled, et mis on su siis selline loomulik tugevus ja siis nii pluss kui miinus, eks ju, käitumises lapsega. Ja siis ka väike selline soovitus. Eks kui sa oled sündinud 1., 10., 19. või 28. kuupäeval, siis põhimõtteliselt sa oled selline juht, iseseisev, enesekindel, eks ju. Ja sinu selline tugevus siis lapsevanemana, siis isast räägin praegu, et sa oled selline loomupärane liider ja lapsed vaatavad sinu poole kui tugevale eeskujule. Ja sa julgustad iseseisvust ja enesekindlust laste suhtes ja sa oled ise ka väga selline sihikindel ja edasiviiv. Õpetad lastele, kuidas eesmärke saavutada. Aga sinu selline varjupool on siis see, et kipud olema väga nõudlik või autoritaarne ja võid rohkem õpetada kui kuulata. Et väga selline väga-väga tugevalt nõudlik. Ehk siis sinu suust võib tulla täpselt nii, et nüüd on nii ja mitte üks sai. Ja raskused on sellise pehmuse ja haavatavuse väljendamisega. Et sa tihtipeale ei taha välja näidata seda, et seda oma nõrka poolt, ütleme siis niimoodi. Ja soovitus on see, et õpi kuulama lapse tundeid, ilma et sa kohe lahendust talle pakuksid. Ja pehmus ei vähenda sinu tugevust, et see lisab pigem sulle siis sügavust ja aitab ka lapsel aru saada, et ka issil on tundeid. Aga siis ema suhtes, milline siis ema on, kui sa oled sündinud 1., 10., 19 või 28, siis sinu tugevused on see, et eeskuju läbi tegude, sa näitad lapsele, et kõik on võimalik ja sa oled väga innustav, sihikindel ja motiveerid ka tegutsema ja julgustad lapse iseseisvat mõtlemist. Ehk siis läbi oma selliste eeskujude. Ja sinu sellised väljakutsed on see, et emotsioonide väljendamine võib jääda tagaplaanile. Ehk samamoodi oma tunnete väljendamine võib sul olla väga raske. Ja perfektsionism võib kurnata nii sind kui last. Sa võid olla ka täpselt samamoodi selline väga sirgjooneline. Võid kippuda siis liiga palju ise ära tegema, sellepärast et sul on tunne, et kui sina ära ei tee, siis see ei saagi tehtud. Ja soovitus on see, et luba endale aeg-ajalt olla lihtsalt ema, lihtsalt selline piisav ema. Ja laps vajab sind ka haavatavana, mitte ainult tugevana. Üleüldse ühtede kohta ma ütlen niimoodi, et kui sa oled seal sündinud 1., 10., 19. või 28. päeval, siis neid siis numeroloogias öeldakse, et kuningad ja kuningannad. Et te ikkagi tahate, et nagu teie olete see, kes nagu määrab, aga samas lapsele ei ole see võib-olla väga terve, et siis pigem näidake seda välja, et ka teil on tunded, teil on ka haavatavust ja nii edasi. Kommenteerige siia. Ja kui oled sündinud 2., 11., 20. või 29. päeval, siis see on hoopis teistsugune tundemaailm, ehk sa oled väga tundlik, siis koostöö on sulle väga oluline, väga tugev emotsionaalne side, siis isana sinu tugevus, et sa oled väga hea kuulaja ja lapse tunded on sulle väga olulised. sa oled väga diplomaatiline, rahumeelne, lood turvalist õhkkonda ja sa oled väga toetav, arvestav ja laps tunneb, et teda mõistetakse. Jah, ja väljakutsed võid üle muretseda
ja emotsioonidesse ka kinni jääda, siis lapse emotsioonidesse. ja raskused piiride seadmisega, tahad olla hea ja meeldiv isa, tahad kõiki asju temast ära teha, osta ja poputada ja ootad vahel, et laps tunnetaks ära, mida sa vajad. selles suhtes siin ka see lugu, et sa tahad teha kõike lapse jaoks, aga sa ei näita ka tegelikult oma tundeid üldse välja. ja mis minu praktikas siis on välja tulnud see ka, et need isad siis on, kes sündinud seal teine, 11, 20 ja 29, siis nad tihtipeale tahavad neid oma unistusi, eriti kui on poisslaps, siis oma unistusi tahavad ellu viia siis nagu oma pojale, et eks ostavad seal mingid, noh, ma toon näite, kui isa on unistanud kogu aeg seal ATV-ga sõita, siis ta ostabki pojale ATV, aga poiss ei taha üldse ATV-ga sõita näiteks või siis motokrossi või ma ei tea, mida iganes, et jah, poiss tahab võib-olla hoopis laulda näiteks ja soovitus on see, et õpi selgelt väljendama oma vajadusi ja ootusi. laps vajab juhendamist, mitte ainult tunnetuslikku kohalolu. ja muidugi number 2 on see hea omadus, et nad oskavad väga hästi rääkida, nii isad kui emad. Siis ema, sinu tugevused siis, kui sa sündid seal teisel, 11, 20, 29. sa oled alati emotsionaalselt kohal, su laps tunneb end nähtuna ja hoituna. sa oled hooliv, intuitiivne, mõistad last sügaval tasandil ja sa oled väga kannatlik ja toetad siis ka lapse arenguprotsessi. ja sinu väljakutsed on see, et kipud lapse emotsioonidega liialt samastuma, ehk siis elad täiesti lapse mures, võid unustada enda vajadused lapse heaolu nimel ja raskused vajaduse korral ei ütlemisega. noh, peaaegu et sama copy-paste'is selle isaga, et selles suhtes, et ka emad on nüüd, ma ütleksin niimoodi, et emad tahavad väga palju oma laste eest ise ära teha. aga nad teevad seda väga pehmuse ja õrnusega ja mis tavaliselt siis juhtub, on see, et laps ei õpi nagu otsustama. ja siis soovitus sulle, et tugev emotsionaalne side ei kao, kui ütled ei, et piirid loovad lapsele turvatunde ja õpetavad austust. jah, et mis siin tavaliselt juhtub nende lastega, jälle praktikast ainult ütlen, ma ise sinna kategooriasse ei kuulu, siis lapsed hakkavad teid lihtsalt ära kasutama. kommenteerige siia, et võite täiesti vastu vaielda, see on lihtsalt minu praktika, mis ma olen näinud klientide pealt. ja kui sa oled siis sündinud 3., 12., 21. või siis 30. kuupäeval, siis need on sellised väga loovad, väga hea suhtlemisoskus ja elurõõmsad inimesed. ja isa, milline isa siis sa oled, sa oled väga lõbus, elav ja lapsel on sinuga alati huvitav ja lõbus ja oskad inspireerida, arendada lapse kujutlusvõimet ja oled alati selline avatud suhtleja ja räägid lapsega südamest. ja sul meeldib rääkida ja sul meeldib väga palju ka nalja visata, sinuga on lõbus, päriselt. aga väljakutsed siis see, et kipud olema kannatamatu või hajevil ja raskused distsipliini ja järjepidevusega, mõnikord liiga pealiskaudne või kergemeelne keerulistes olukordades, et siis kipud selliseid tõsiseid asju ka nagu nalja peale nagu üle visata. ja soovitus sulle, et laps vajab lisaks mängule ka järjepidevust. väikesed struktuurid aitavad siis lapsel paremini särada. ehk siis kihvt on, kui on lõbus, aga see, et kui näiteks on vaja vastutust võtta, siis võib olla niimoodi, et isa on muidu kohal, aga siis, kui on vaja nagu toimetada, siis issit ei ole. et siin ongi see lugu, et näita ka seda, et sa oskad ka piire paika panna ja olukordi lahendada. aga mäleta, et ma ei räägi konkreetselt sinust, kui sa nüüd ennast puudutatuna seal tunned, eks ju. seepärast, et alati meid mõjutab kuu, aasta, elude number, kõik asjad, mis sealt sünnikaardist lahti tulevad. see on ainult väga üleüldine. nii et kommenteerige siia. aga ema, kes on sündinud siis 3., 12., 21 või 30, siis sina oled elurõõmus ja soe, laps tunneb end armastatuna ja julgustatuna ja julgustad suhtlema ja ennast nagu väljendama ka. sa oled väga selline julgustav ja oled loov ja pakud lapsele mitmekesiseid kogemusi. ja väljakutsed on see siis sinu puhul, et tuju võib kõikuda, see võib mõjutada lapse turvatunnet, kipud rohkem rääkima kui kuulama ja võid kergesti tüdineda igapäevastest rutiinidest. jälle ütlen seda, et praktikas olen tähele pannud, et number 3, vahet ei ole, kas on isa või ema, siis nad kipuvad rohkem tegelema oma asjadega ja tihtipeale lapsed kasvavad justkui nagu iseenesest nende kõrval. ja soovitus, too igapäevarutiini natukene mängulisust, nii
nii püsid sina energias ja laps saab stabiilsuse rõõmuga. Ehk siis ka seda, et leia see aeg, mis kolmedel on alati väljakutse, leia see aeg nagu olla kodus ka nagu päris kohal, kui sa oled kodus. seepärast, et kolmedel on alati see väljakutse, et nad otsivad nagu seda tasakaalu kodu ja karjääri vahel. Et kui sa oled justkui kodus, siis sa mõtled töö peale, kui sa oled tööl, siis aeg-ajalt mõtled laste peale ka, on ju, kui lapsed väiksed on. aga selline kogu aeg selline tasakaalu otsimine on teie väljakutse. Ja seetõttu ongi nii, et teie lapsed võib-olla võtavad varakult juba väga kiiresti sellise vastutuse ja hakkavad ise nagu täitma seda lapsevanema rolli seal kodus. Täidavad seda auku. Kui sa oled sündinud 4., 13., 22. või siis 31. kuupäeval, siis see on selline turvalisuse, korra ja tööeetika energia. Ja isa, sinu tugevused on väga usaldusväärne, laps teab, et võib su peale kindel olla. Sa sead piire, õpetad vastutust ja oled väga kannatlik ja praktiline, õpetad elu toimimise põhimõtteid. Aga väljakutsed, kipud olema jäik ja liialt kontrolliv. Raskused emotsionaalses väljenduses, võid suhtuda lapse tunnetesse kui ebaolulistesse. Ja soovitus, turvalisus ei tule ainult reeglitest. Ka tundeid tunnistav isa loob tugeva vundamendi lapse arengule. Ja see on nii huvitav, et jälle siin oma praktikast, nüüd küll on mul olemas täiesti lähedane, siis ma olen tähele pannud, et number 4, siis just mees on selline, kes kipub jällegi rohkem keskenduma oma asjadele. Ja kui laps vajab nagu tähelepanu, siis ikkagi ta kuidagi ei jõua seda last nagu kuulata. Sest alati läheb see vestlus läheb niimoodi tema peale üle ja siis laps lihtsalt kuulab ja siis ta saab aru, siis laps, et teda jälle ei kuulata. Et sellises peres ka, et näiteks kui isa on number 4, siis kipuvad lapsed väga kiiresti iseseisvuma. Noh, mis ei ole ka paha, eks ju, aga samas on see, et noh, laps peab olema nagu laps ka natukene. Jah, aga ema, sinu tugevused, kui sa oled sündinud siis 4., 13., 22 või 31. Tugevused, organiseeritud ja järjepidev, lood lapsele stabiilsust ja kindlust. Sa oled väga vastutustundlik ja hoolitsev. Suudad hallata igapäevaelu ja õpetad ka lapsele korra armastust. Aga väljakutsed siis. Kipud olema liiga kriitiline ka väikeste vigade suhtes ja raskused paindlikkusega. Muutused võivad sind ärevaks teha ja võid unustada emotsionaalse läheduse siis lapsega. Ja soovitus sulle, võtta vahel aega lihtsalt olla lapsega ilma plaani ja eesmärgita. Lähedus kasvab vaikuses ja lihtsuses, ehk siis sulle tegelikult, kallis ema, kes oled sündinud siis 4, 13, 22, 31, kui sa tundsid need väljakutsetes ennast ära, siis sul on sama lugu, et sul on iseendaga nii palju tegemist, et sa nagu ei jõua lapse muredega hakkama saada, mitte hakkama saada, see on valesti öeldud, pigem see, et sul on iseendaga nii palju tegemist. Jah, ma ütleks seda niimoodi ilusamini äkki. Jah, kommenteerige, kas tundsite ära või tahate vaielda vastu või siis mida iganes, kõik on lubatud selles suhtes. Tuleta lihtsalt meelde, et see on üleüldine. Kui oled sündinud 5, 14, 23 päeval. See on siis selline vabadus, elavus, paindlikkus. Ja sinu tugevused on seiklus, avatud. Laps saab koos sinuga palju kogeda. Julgustad iseseisvust ja uudishimu. Suhtled mänguliselt ja vabalt. Ja väljakutsed on see, et raskused järjepidevuse ja rutiinidega, kannatamatus, kui laps vajab rohkem aega või kindlust. Võid vahel keskenduda enda vajadustele rohkem kui lapse vajadustele. Ja soovitus, laps vajab vabaduse kõrval ka selgeid piire. Väike annu struktuuri ei pärsi, vaid toetab lapse arengut. Ehk siis ja jällegi oma kogemusest võin öelda, et on jah niimoodi, et need number 5 on väga liikuvad, nad on hästi spontaansed, nad on väga taibukad ja nende laps ei jõua lihtsalt nagu püsida siis vanemaga kaasas, ütleme nii. Vaatame siis, mis ema suhtes ka on ja siis ma ütlen teile midagi siia veel juurde, et eks ema tugevused on see, et elav ja inspireeriv, lapse maailm on mitmekesine ja väga põnev, praktiliselt nii nagu isalgi vist praktiliselt, eks ju. Ja julgustad avatud suhtlemist ja elu nautimist, oled kohanemisvõimeline ja loominguline probleemide lahendaja. Ja väljakutsed siis sulle, et võid olla emotsionaalselt hajevil. Laps vajab sinu täielikku kohalolu ja raskused rutiinide ja pideva hooldusega. Kipud vältima sügavaid emotsionaalseid teemasid.
ja soovitus: õpi aeglustama ja olema lihtsalt kohal. Lapse jaoks on tähtsam sinu tähelepanu kui järgmine põnev tegevus. Eks number 5 puhul ma olen täheldanud siis sellist asja, et number 5 on ka iseendaga nii palju tegemist ja noh, okei, kellel meil siis ei oleks, aga number 5 on sellised nagu väga sellised kiired, et kui laps midagi tahab, siis ta ütleb nagu, no mis sul on siis, no räägi ära. Ja siis võib-olla laps on näiteks, ütleme, väga selline aeglane rääkija, siis see number 5 ei jõua nagu ära oodata, millal ta nagu ära räägib. seepärast võib-olla sul laps on energias 2. Ta on siin hästi nagu endasse nagu süvenev, tahab hästi rahulikult rääkida. siin on jälle see, et jõuame juba sinna, et kes kellega nagu kuidas klapib või ei klapi, eks ju. aga ja, et siin ma ütleksin ka, et teie number 5, kallikesed, kommenteerige. või kui te tunnete mingit number 5, siis kuidas see asi teil töötab seal või nendel, et number 5-del nad sahmivad tohutult palju ja siis, kui nad nagu koju lõpuks jõuavad ja lapsega koos aega veedavad, nad võivad seda teha mingi väike periood, aga siis neil juba nagu süsteem jookseb justkui nad hakkavad juba midagi muud nagu seal lahendama ja siis laps niimoodi toimetab seal vaikselt omaette. no mis ei ole ka nagu paha, aga justkui laps vajab vahest nagu kohalolekut. vot kui sa oled sündinud 6, 15 või 24 ja see on hästi selline hooliv, vastutustundlik ja pühendumus. 6 on alati armastuse number, perenumber ja kui sa oled isa, kes on siis sündinud, sa oled väga südamlik ja toetav ja laps tunneb, et on armastatud, loob turvalise ja kindla koduse keskkonna, oled valmis alati aitama, vajadusel ka ohverdama iseennast lapse nimel. ja väljakutsed võid liialt muretseda ja lapse eest liiga palju ära teha ja kalduvus ka kontrollivusele, eriti pere heaolu nimel. ja kipud võtma kogu vastutuse enda peale. soovitus: luba lapsel ise õppida ja eksida, lase lahti vajadusest kõike ise juhtida ja usalda tema teekonda. ja ema, oled pühendunud ja armastav, lapsele oled kodusüda, suudad olla emotsionaalselt ja füüsiliselt kohal, oskad luua harmoonilise ja ilusa kodukeskkonna. see on siis sinu tugevused. ja väljakutsed on see, et kalduvus ülemuretsemisele, enese unustamisele, kipud lapse heaolu nimel iseennast tahaplaanile seadma ja võid luua ideaali, millele laps peab vastama. ja soovitus sulle: tõeline hoolivus sisaldab ka iseenda eest hoolitsemist. kui sina särad, särab ka sinu laps. nüüd ma tahan natukene tulla siia tagasi selle juurde, et kus ema väljakutseks ehk siis nagu väljakutse tähendab ju miinuspoolt, eks ju, on see, et võid luua ideaali, millele laps peab vastama, oli siis ema puhul ja isa puhul oli see, et kaldud kontrollivusele, eriti pere heaolu nimel. ehk siis siin ma ütleksin seda jälle omast praktikast, võite siis kaasa rääkida. number 6 on väga sellised soojad inimesed, aga kui sa oled siis ema või isa rollis, eks ju, sõltub, kas sa oled mees või naine, eks ju, siis nad näitavad nagu välja väga sellised tundlikud, soojad, üle hoolitsevad ja kõik muud asjad, aga nende miinuspool on see, et kui ikka nii ei tehta, nagu mina tahan, siis võivad nagu väga äkitselt reageerida. ja mis ma kuute puhul olen tähele pannud, on see lugu ka, et nende viha nagu äkkiviha, nad nagu purskavad ja siis nad kohe nagu lõpetavad ka. eks nii, et kui ta nagu mingi asja välja röökis oma suust, siis ta kohe järgmine hetk on juba unustanud, mis ta ütles, nagu elu on lihtsalt lill. vot, sellised asjad. ja rääkige kaasa, kas peab paika, vähemalt olen nii mõnegi kliendiga neid asju rääkinud ja kõik ütlevad ühest suust: kust sa tead, et ma häält tõstan? no vot, tean. ja kui oled sündinud 7, 16 või 25, mina lähen sinna kategooriasse. sa väga palju analüüsid, sul on sisemine rahu ja vaimsus. isa, sinu tugevused, kui sa oled siis sündinud 7, 16 või 25. tugevused siis: tugev sisemine rahu ja tasakaal, laps tunneb end sinuga väga turvaliselt, oskad last õpetada, kuidas mõelda, analüüsida, suudad rahulikult ja sügavalt lapsele elu tõsiseid küsimusi seletada. ja sinu väljakutsed: võid olla liiga reserveeritud või selline nagu endasse tõmbuv ja, või siis eemal, andes lapsele tunde, et oled kergelt distantseerunud. raskused emotsionaalsete väljendustega, eriti suhtes väikeste igapäevaste muredega.
ja üksildus või liialt sisekaemuslik olemine võib põhjustada lapse jaoks segadust. ehk siis üldkokkuvõttes seitsmetel on see, noh, tegelikult ma peaks ema loo ka veel praegu ära rääkima, onju. Okei, ma lähen kohe siis sinna. Ja ma ütlen siis soovituse praegu sellele mehele siis. õpi rohkem emotsioone jagama ja avama oma sisemaailma. Laps vajab sind mitte ainult mõtlejana, vaid ka inimesena, kes jagab oma tundeid ja vajadusi. Ja ema, kui sa oled sündinud 7, 16 või 25, ei, appikene, 25 jah. Hea, et mul spikker on ees. Ja sinu tugevused siis, noh, sa oled väga tark, intuitiivne, suudad näha läbi olukordade ja mõista sügavamalt, annad lapsele ruumi oma mõtete ja tunnetega tegelemiseks. oled rahulik ja tasakaalukas, kodus on rahu, mida laps vajab ja hindab. sinu väljakutsed on see, et võid olla liiga sisekaemuslik, vältida igapäevamüra ja lapsele võib tunduda, et oled emotsionaalselt kaugel, kui keskendud oma sisemisele maailmale. ja tunded ja emotsioonid võivad jääda liiga peidetuks, kui neist kui neist ei räägita. ja soovitus sulle siis leia tasakaal rahu ja aktiivse osaluse vahel. ja lastele ei piisa ainult teadmisest, et oled olemas, nad vajavad ka kõikehõlmavat kohalolekut. vot see on see koht nüüd, mis ma tahan rääkida nii emade kui isade kohta, kes siis 7, 16, 25 on. Nad on väga intuitiivsed, nad elavad väga palju sissepoole ja väga palju panustavad näiteks tööle ja nagu heaolule, et kodus kõik oleks nagu hästi. ja tihtipeale nad ei räägi võib-olla oma tunnetest välja, mitte kõik 7, 16, 25, aga pigem see, mis, no ma olen 16 ise sündinud ja seepärast ma nagu tean seda, et see, et meil on hästi omapärane see, et me nagu, me oleme lihtsalt vait. Teil on võib-olla väga raske sellest aru saada, et ma oskan ka vait olla ja ma oskan väga kaua vait olla. mitte see, et ma nagu oleksin solvunud, ma olen väga kehva solvuja, aga ma olen oma mõtetes väga palju, seitsmetel on see väga omapärane. see on nende moodi. et kui sa ikkagi oled seal endasse sulgunud, mõtled oma maailma, siis palun ütle ka teistele, et neil on kõik hästi, et noh, emme või issi mõtleb siin vaikselt, aga teised tunnevad, vaata eriti kui on väiksed lapsed, siis nad võivad tunda ennast nagu süüdi, et nad on midagi valesti teinud, et see on see koht. kommenteerige siia jällegi. et tean väga hästi 7. päeval sündinud inimest ja 25. päeval sündinud inimest, et selles suhtes, et on väga hea nagu paralleele tuua. mees konkreetselt nendes kuupäevades ma niimoodi kohe ei plahvata, nii et. ja, aga kui oled sündinud 8, 17, 26, milline lapsevanem oled? siis number 8 on tugevus, ambitsioon ja juhtimine. natukene sarnane sinna ühtede energiasse, aga isa siis, kui sa oled sündinud 8, 17 või 26, sinu tugevused, sa lood turvalise ja vastutustundliku kodu, kus lapsed saavad kasvada ja areneda. oled eesmärgile orienteerutud, õpetad lastele, kuidas saavutada oma unistusi. oled tugev, usaldusväärne ja sa oled olemas, kui laps vajab tuge. ja sinu väljakutsed võid olla liiga nõudlik ja kontrolliv. lapsed võivad tunda survet siis täita suuri ootusi. ja emotsionaalne külmus või distantseeritus võib muuta suhtlemise väga keeruliseks ja kipud olema tihti liiga ambitsioonikas või keskenduma tööle rohkem kui perele. ja soovitus sulle, et õpi leidma tasakaal töö ja siis kodu vahel, pereliikmete vahel. väike pehmem lähenemine aitab sul emotsionaalselt sidet luua ja rahuldada lapse vajadusi. ja ma tahan hirmsasti siia midagi vahele ütelda, aga ma liigun ema juurde ka veel. jah, ma jäin praegu lihtsalt mõtlema, et ma tean täpselt igast sellest numbrist 8, 7, 26 meesisikuid, aga emasid ma niimoodi väga isiklikult ei teagi, nii et ei oska selles suhtes rääkida, isegi kliente praegu ei tule niimoodi põpstigi kohe pähe, kellega ma oleksin vestelnud nii avalikult. nii nagu te aru saate, siis 8 ei räägi väga palju välja, eks ju. aga ema, kui sa oled sündinud 8, 17, 26, siis sinu tugevused on see, et oled võimekas ja praktiline. suudad peret toetada tugeva vundamendiga, arendad lastes tööeetikat ja enese kehtestamist. oled kindel, vastutustundlik ja tahtejõuline ema.
ja väga hea eeskuju oma lastele. ja sinu väljakutsed on see, et kipud olema liiga nõudlik ja seada lapsi kõrgete eesmärkide ette. raskused emotsioonide pehmendamisel, võib tekkida külmus või kaugtunne siis lapsel ja võid tihti olla liiga keskendunud igapäevaelu juhtimisele, unustades siis lõõgastuda. ehk siis see on tegelikult mõlemal, nii mehel kui naisel, et selline ületöötamine. ja soovitus, lase lastel olla lapsed, andes neile ruumi vigu teha ja kasvada ja tasakaalusta oma tugevusi emotsionaalse kohalolekuga, näita, et armastus ei sõltu saavutustest. vot, ja nüüd on see koht, mis ma tahtsin siis ütelda, et nendel number 8, 17, 26, siis nii nagu ma ütlesin, et ma tunnen ainult meesisikuid ja väga lähedalt, siis neil on kõigil nagu mingisugune selline point nagu, et nad tahavad, et kõik oleks nii, nagu nemad tahavad, neil on mingi teatud raamistik elus. ehk siis ma ütleksin, et pigem on selliseid rohkem väljakutseid kui neid tugevusi, eks ju. no vot on nii, et ma tunnen selliseid aga nad on väga nõudlikud ja tihtipeale nad tahavad veel, et oleks täpselt nii, nagu nemad umbes lapsepõlvel unistasid, et kunagi nad tulevad seal, no ma ei tea, pakun välja, et võib-olla noh, presidendiks, eks ju, aga kui nad ise seda ei saavutanud, siis ta nõuab seda, et tema laps tuleks presidendiks. noh, selline utoopiline näide, aga te saate aru küll, on ju. ja siis annab piitsa rohkem kui präänikut selle eest. jah, see on lihtsalt see minu kogemus, mida mina tean. jah, kommenteerige palun siia, sellepärast et niimoodi läbi kommentaaride me täiendame üksteist, anname rohkem niimoodi informatsiooni välja, sest nii nagu ma ütlesin, see info on väga üleüldine, ma puudutan ainult kuupäevasid ja seda te näete ka, et ma teen grupi kuupäevad, mitte ma ei räägi eraldi nüüd 8, ma räägin eraldi 17, ma räägin eraldi 26. et selle kohta on oma video, aga seal ma ei räägi siis ema ja isa nagu rollis. aga teie siis, kes te olete sündinud 9, 18 ja 27, siis teil on selline energia nagu kaastunne, universaalsus, vaimne areng, kõik selline zen, rohkem sinnapoole. ja isad, kes on sündinud siis 9, 18 või 27, te olete väga siis, tähendab õigemini sina oled väga tundlik, kaastundlik, sa hoolid sügavalt oma laste heaolust, oled valmis andma, hoolimata oma isiklikest siis vajadustest või ohvritest. no ühesõnaga annad kõik ära. suudad näha suuremat pilti ja õpetada last elu sügavatest väärtustest, see on siis tugevus, plusspooled. ja väljakutsed on see, et võid olla liiga idealistlik ja kõrged ootused võivad põhjustada pettumusi, kalduvus liialt muretseda ja teiste eest elu elada, emotsionaalne ülekoormus võib viia ennast unustava hoolitsuseni. soovitus sulle, õpi endale aega võtma ja mõista, et lapsel on oma teekond. sul on tohutu võime andeks anda, ära unusta endale andestada ka. ja emad, kes on siis sündinud 9, 18 või 27, siis teie tugevused on siis see, et sa oled hooliv, kaastundlik, laps tunneb end armastatud ja mõistetuna, sama mis siis isalgi. soovid õpetada väärtusi ja suuremaid eluõppetunde. oskad olla toeks ja abiks, kui laps vajab emotsionaalset tuge. väljakutsed on see, et võid olla liiga kiindunud oma lapse heaolusse, unustades enda vajadused. ja raske on endalt küsida, kas sa ei pane liiga palju oma unistusi lapse peale. võid olla liiga idealistlik, seades lapsele ootusi, mida ta ei suuda täita. ja soovitus, lase lastel oma teed käia, õpetades neid armastama elu sellisena, nagu see on ja lase neil olla iseendid. see on sinu suurim kingitus. ehk siis jälle minu kogemus nüüd ütleme klientide baasil ja kahjuks lähedane inimene on, kes siia kategooriasse sobib. siis see, mida ma olen tähele pannud, on need, et neil lapsed justkui kasvavad ise. aga selline, nad panustavad kõik endast peaaegu et 100. siis need 9, 18, 27, nendel on veel see komme, et nad nagu panustavad ja samas nad nagu ootavad ka, et laps nagu hindaks seda, et ema või isa siis nii palju panustab, aga lapsed tihtipeale, kui neid kasvatatakse vabakasvatuses, nad ei pea mitte midagi tegema, siis minu enda tähelepanek sellest on see, et laps ei saagi aru, et ta peaks nagu olema kas tänulik või ütlema midagi või mida iganes, sellepärast et see ongi nagu väga okei. Te võite täiesti vastu vaielda, sellepärast et see on ainult see, mis mina olen näinud, et mina ütlen siis see, et need lapsevanemad on liikunud nagu miinuspoole peal, et väga palju ohverdavad ennast, ei oska ennast väärtustada ja samas see, et kui nad nagu aitavad oma lapsi kasvatada, ei saa anda neile kõik, mida laps vajab, siis see, et
ootavad vastutasu, mida siis väike laps ei suuda või ei oska nagu anda, kui sa ei ole talle ju õpetanud mingit ähm, midagi, mingit raami, saad aru, süsteemi, jah. Te muidugi vaatate ja mõtlete, et Merike on vist küll väga kuri. mina olen väga raamides oma lapsi kasvatanud selles suhtes, kas nüüd väga raamides, mul on ikka väga palju nagu vabadust ka olnud, aga nüüd on poisid väga suured, me oleme ikka seda analüüsinud, minu seda kasvatusmeetodit. ka ikka väga tšiki-priki. ja, et ma tahaks edasi nüüd ütelda, et nüüd on kõik läbi käidud selles suhtes, kommenteerige. ja me ei ole mitte keegi täiuslik, selles suhtes see ei ole minu see nagu mõte, miks ma seda tegin, et me kõik teeme vigu, mina teen täpselt samamoodi vigu, õigemini pojad on suured, nüüd ei ole vaja mõelda selle peale. ja lapsed ei vajagi täiuslikke vanemaid, vaid lapsed vajavad päris vanemaid. Need, kes märkavad, kuulavad ja kasvatavad ja seavad reegleid ja ka märkavad neid ja oskavad armastada nagu päriselt. ja samas see, mida ma olen tihtipeale öelnud, et me ju ei sünni kohe lapsevanemateks, et me võtame ise ka mingit malli oma lastevanematelt, oma vanematelt siis jah. ja nii see lihtsalt on, et see on selline nagu pikem jada, mida võiks kogu aeg siin edasi nagu jätkatagi, aga egas midagi selles suhtes, et ma väga tänan, et olete siin kanali peal ja teie, kes te ei ole kanalit tellinud, teil on alati see võimalus teha. ja suur tänu teile klubi liikmetele, et klubi liikmelisus on täiesti vabatahtlik, et ma panen sinna teatud materjali, mida ma ei taha kõigile panna. ja sinna klubi liikmeks sa saad alati siis tulla, sa saad iga kell seda ka lõpetada, et selles suhtes, et seda reguleerib Youtube, mina seal selles suhtes seda asja ei reguleeri. aga mina lihtsalt olen valinud, et ma panen sinna teatud materjalid, mida ma ei taha, et siis on nagu kõigile näha, ehk siis seal on mingisugused mingid võtted ja kuna ma ei ole professionaal, siis ma teen vahepeal mingitest vestlustest teen mingid videod, mida ma siis arvan, et las nad siis olla seal turvaliselt. ja tuleviku mõttes ka, et on tulemas siis sellised Zoomi koolitused, mida ma hakkan tegema siis nüüd konkreetselt numeroloogia suhtes või selles suhtes võtmes. et ma teen veel praegu vestlusõhtuid ka siis koostöös paljude inimestega, nii nagu te näete. et kui sa nüüd täna seda vaatad, täna on siis, issand, mis täna on, 29. november 2025, siis 9. detsember on tulemas siis Pärnus vestlusõhtu, kus ma siis räägin veel kord teemast 2026, mis see meile kõigile toob. ja siis tuleb nüüd veel 6. detsember. jah, nüüd tuleb üks Triinuga tuleb üks selline huvitav Zoomi koolitus, saate, teate, kõik informatsioon tuleb tegelikult ülesse siis suletud Facebooki gruppi numbrite keel, siis tuleb numbritekeel.ee kodulehele, tulevad need sündmused alati nähtavale. ja ka need koolitused, mis ma siis hakkan tegema, siis ka hoidke pilk seal peal. ja seal on nüüd ka selline väike lahtrikene tulnud, ma loodan, et see on juba täna üleval, et saate siis liituda meie uudiskirjaga. et hakkame sellist asja ka vaikselt tegema, et ei jääks mitte millestki ilma. ja mis siis ikka. suur tänu teile kõigile, päriselt. ja käige vahepeal piilumas, mis seal koduleheküljel on www.numbritekeel.ee ja püsige kanalil. ma proovin teile võimalikult palju materjali veel anda selle aasta sees ja nii nagu ma ütlesin, täna 29. et kohe-kohe panen ülesse ka, ma arvan, et täna ma vist ei jõua, aga ma panen ülesse ka, mis toob detsember. ja siis juba tuleb väga selline pikk, mis toob 2026 meile. ma ei tea, miks ma siin niimoodi jutustama hakkasin, ju siis mul on vaja seda nüüd rääkida. ja selles suhtes materjali on mul väga palju ja teate, ma olen väga tänulik teile nüüd konkreetselt, kes mul on meili pannud või siis kirjutanud seal suletud grupis Messengeris või numbritekeel@gmail.com. ma olen nii tänulik teile kõigile selles suhtes, et nii paljud panevad mulle mõtteid, millest ma võiksin teha neid teemasid, nii nagu tänanegi teema, mis tuli, see tuli ka ühe huvilise käest. ja ma omast arust nagu mõtlen kogu aeg, et ma olen kõik need asjad juba ära rääkinud, aga näete, pange julgelt palun oma ideid kirja. ma kriban need endale ülesse ühte teatud märkmikusse ja niimoodi need lood tulevadki. nii et mina tänan ja tšau, kakao.
selles suhtes, et olge julged. ja podcast'i mõttes ka, et kellel on mõte või soov podcast'i tulla, siis ka andke teada. ja me jätkame kogu selle teekonnaga siin üheskoos. Tšau.